Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Täna tutvume põhjalikult ühe 12 Iisraeli suguharust, Leevi suguharuga. Me tutvume nende traditsioonide ja tavadega alates Piibli aegadest kuni tänapäevani. Ja me osaleme ainulaadsel üritusel maailmas, mis toob kokku tuhanded Leevi suguharu järeltulijad. Me näeme sõna otseses mõttes, kes nad on kuni tänapäevani välja. Kui te olete valmis, siis alustame. Me oleme nüüd Damaskuse värava juures ja läheme koos Jeruusalemma vanalinna, kus toimub meie tänane suur sündmus. Nii et lähme! Alustame sellest, kes on Iisraeli 12 suguharu. Lugu algab meie esiissadega, Abraham, Iisak ja Jaakob. Jaakobil sünnib 12 poega. Siin näete nende nimesid kirjas ja igaüks neist saab ühe suguharu esiisaks. Ainus erand on Josepi suguharu, mis jaguneb 2 suguharuks, mida nimetatakse Manasseks ja Efraimiks. Aga täna keskendume Leevi suguharule ja tema järeltulijatele, leviitidele. Leevi oli Jaakobi ja Lea 3. poeg ning tema järeltulijad moodustavad suguharu, mis erineb kõigist teistest suguharudest. Sest nemad valitakse Jumala teenimiseks ja kogu Iisraeli rahva preestriteks. Ja kui Egiptuse orjus lõpeb, saab Iisraeli rahvas tõenäoliselt tagasi pöörduda ja tõotatud maa tagasi vallutada ning maa jagatakse 12 suguharu vahel. Kuid just Leevi suguharu, kuna nad on nii erinevad, ei saa maad päranduseks. Miks? Sest Piibel ise ütleb meile, et Jumal saab olema nende pärand. Kuid Leevi suguharule Mooses ei andnud pärandit. Issand, Iisraeli Jumal, on nende pärand, nagu ta juba oli neile öelnud. Nemad said tõepoolest 6 linna, mis olid laiali ja need on Golan, Ramot, Bezer, Kedesh, Sikem ja Hebron. Ja just nemad olid nii laiali ega saanud maad, sest nad pidid teenima Jumalat kõigi Iisraeli suguharude eest. Seetõttu pidid nad olema 12 suguharu seas ja nad ei pidanud tegelema põllumajandusega nagu teised. Kuidas siis nemad end ülal pidasid? Neid ülal peeti kümnisega, nagu on kirjutatud 4. Moosese raamatus. Räägi ka leviitidele ja ütle neile. Kui te saate 10 Iisraeli lastelt, mille ma olen teile andnud pärisosaks. Kui rahvas lahkub Egiptuse orjusest, ehitavad nad tabernaakli, mis on omamoodi liikuv tempel ja selle sees oli lepingu ark ning selle sees olid seaduse tahvlid. Ja see tabernaakel saadab Iisraeli rahvast 40 aastat kõrbes ning hiljem ka tõotatud maale sisenemisel. Ja hiljem ehitatakse lõpuks Jeruusalemma tempel, mis kestab üle 1000 aasta. Ja leviidid on need, kes ehitavad tabernaakli ja templi ning hooldavad neid. Nad teenivad ka selle paiga valvuritena, laulavad psalme ning neil on ka ülesandeid väljaspool Jeruusalemma templit. Näiteks nad saavad olema kohtunikud ja õpetajad. Ja need, kes kuulusid Leevi suguharusse, olid Mooses ise ja eriti tema vend Aaron. Aaron valitakse Iisraeli rahva esimeseks preestriks ja seetõttu tunneme teda heebrea keeles kui Aaron HaKohen. Kohen tähendab preester. Ja judaismis on preesterlus pärilik. Seetõttu Aaroni pojad, pojapojad, pojapojapojad ja nii edasi on rahva preestrid. Ja seetõttu kutsutakse neid tänapäevani Koheniks, preestriteks. Oluline punkt on see, et Aaron ei ole maailma esimene preester. Enne teda oli ka teisi preestreid, üks kuulsamaid on Melkisedek.
aga peame meeles pidama, et Aaron on esimene preester, kes on just Iisraeli rahva preester. Nii, et meil on Leevi suguharu ja Leevi suguharu sees on üks konkreetne perekond, see on Koheeni perekond, kes on preestrid selle sõna otseses tähenduses ja on Aaroni, Moosese venna järeltulijad. Ja nemad tegid templi peamisi teenistusi, näiteks loomade ohverdamist, mida tänapäeval enam ei tehta. Neil olid erilised riided, nagu te näete, ja selle perekonna seast valiti ülempreester ning need siin on tema riided. Kuigi hõimude vahel oli jaotus, kuuluvad kõik ikkagi ühte rahvasse ja kõik võivad abielluda ka eri hõimude vahel. Kuidas siis on? Alati käib see mehe ehk isapoolse liini järgi. Näiteks, kui Leevist pärit naine abielluks juuda hõimu mehega, loetaks teda edaspidi juuda hõimu hulka. Kuningas Taaveti ja kuningas Saalomoni ajal oli Aaroni suguvõsa muutunud väga suureks ning seetõttu oli see jagatud 24 rühmaks, 24 klanniks. Ja nad olid väga hästi organiseeritud, sest igaüks teadis, millistel nädalatel nad pidid Jeruusalemma templis teenima. Välja arvatud suured piibellikud pühad, sest suurte pühade ajal, näiteks nädalal, milles me praegu oleme, ehk lehtmajade püha nädalal, kogunesid kõik kokku ja teenisid koos siin Jeruusalemmas. Aga kõik muutub 74. aastal pärast Kristust, kui roomlased hävitavad Jeruusalemma templi. Ja see saab olema šokk ja trauma kogu Iisraeli rahvale, kuid eriti leviitidele ja ka koanimidele, kes kaotavad nüüd osa oma ülesannetest, oma peamised ülesanded, kuid mitte kõiki. Ja lõpuks on kätte jõudnud aeg rääkida leviitidest ja koanimidest tänapäeval. Kuni tänapäevani teame, kes need perekonnad on ja neil on erinevad õigused ja kohustused võrreldes ülejäänud Iisraeli rahvaga. Ja küsimus, mis ei anna rahu. Kuidas me siiani teame, kes need perekonnad on? Isegi 2000 aastat hiljem, kui Jeruusalemma tempel hävitatakse ja põletatakse, hävitatakse ka rullkirjad ja suur osa templi sees olnud pühakirjadest. Aga koopiad olid olemas ka teistes kohtades, siin Juudamaal, Galileas ja isegi väljaspool Iisraeli. Üks neist koopiatest leiti isegi Jeemenist, kus oli kirjas 24 Kohaani rühma nimekiri ja kus igaüks neist elas. Lisaks sellele on Kohaane ja leviite igapäevaelus juudi kogukondades mitmel viisil eristatud. Näiteks hauakivide puhul. Minu emapoolse vanaisa haual, kes oli Kohaan, on tema hauakivil see sümbol. Käte sümbol on Kohaani perekonna sümbol. Sama asi, kui ta oleks olnud leevilane, oleks sinna kirjutatud, et ta on leevilane. Abielutunnistustel on selgelt märgitud, kes on Leevist, kes on Kohaan ja kes kuulub ülejäänud Iisraeli rahva hulka. Ja need tunnistused on kohustuslikud, nii et ma võin otsida oma tunnistust, oma vanemate tunnistust, vanavanemate tunnistust ja nii edasi. Ka tänapäeval loetakse toorat avalikult kirjarullidest igal esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval. Ja inimesi kutsutakse lugemispuldi juurde, et nad loeksid kogudusele. Esimene inimene, keda kutsutakse, on alati Koheen, preester. Seejärel on kord leviidi käes ja pärast seda kutsutakse ka kõik ülejäänud koguduse liikmed osalema. See tähendab, et kui sa käid sünagoogis, kui sa oled sünagoogi liige, siis sa tead väga hästi, kes on kohanimid, kes on leviidid ja kes kuuluvad ülejäänud koguduse hulka. See tähendab, et mitte ainult inimesed ise ei tea, millisesse perekonda nad kuuluvad, vaid ka ülejäänud kogudus teab seda üksteise kohta. Tänapäeval arvatakse, et leviite ja kohaanime on kokku 600 000 ja see moodustab 4% maailma juudi elanikkonnast.
Ja üks muljetavaldav asi, mida tehti osaga neist 600 000 inimesest, olid geneetilised testid. Ja nii saab nende esivanemaid veidi paremini kindlaks teha. Tutvume nüüd natuke nende inimeste ja uuringutega. Koheni tiitel ja ülesanded kanduvad isalt tema poegadele. Samamoodi kandub edasi ka Y-kromosoom. See tähendab, et meil on geneetiline viis selle perekonna päritolu analüüsimiseks. Ühes uuringus võeti DNA erinevates maailma paikades elavatelt kohenitelt ja selgus, et enamikul neist on Y-kromosoomil 7 ebatavalist geneetilist markerit. Ja see tõestab, et neil on üks või mitu ühist esivanemat. Ja nagu me piiblis teame, ütleb piibel meile, et see ühine esivanem oli Aaron, Kohen Aaron, Moosese vend. Ja nüüd olen ma väga elevil ja väga liigutatud, sest me läheme Birkat HaKohanimile, Aaroni õnnistusele ehk preesterlikule õnnistusele. Kas te mäletate, et me rääkisime sellest, et suurte pühade ajal, sealhulgas lehtmajade pühal, kogunesid preestrid Jeruusalemma? See toimub endiselt igal aastal lehtmajade pühal. Tuhanded leviitide ja kohani järglased tulevad siia Jeruusalemma ja nad annavad koos Aaroni õnnistuse, mis on kirjas Moosese 4. raamatus. Sama palve, mida nad laususid 3000 aastat tagasi Jeruusalemma esimeses templis ja samuti Jeruusalemma teises templis. Me näeme sõna otseses mõttes tükikest elavat piiblilugu, mis jätkub ka tänapäeval. Nüüd läheme ise vaatama levite ja kohaniime. Lähme. See õnnistus tehti Jeruusalemma templis. Aga kuna tempel hävitati, siis kus seda tänapäeval tehakse? Seda tehakse nutumüüri juures, mis on osa, mis on jäänud teisest templist alles. Enne kui me läheme nutumüüri juurde, tahan ma teile kiiresti midagi näidata. Vaadake siin minu taga seda onni või nagu me heebrea keeles nimetame, sukka. See on osa piibelliku lehtmajade püha tähistamisest. See on üks 7 teamisest piibellikust pühast ja kestab 7 päeva. Ja see meenutab 40 aastat, mille Iisraeli rahvas veetis kõrbes. Enne palveid tehakse traditsiooniline kätepesu. Siin näeme juba mõnda inimest valmistumas. Ja mõnikord tulevad leviidid pesema kohaniimide käsi, nagu see oli ka templi ajal. Nutumüüri ala on meeste ja naiste vahel jaotatud. Täna vaatame meeste poolel, sest just mehed, kohaniimid ja leviidid teevad kogu ettevalmistuse ja tseremoonia. Ja juba on siin tuhandeid neist koos. Ja mõne minuti pärast alustavad nad juba Aaroni õnnistust.
Ja siit nutumüürilt, mis on osa Jeruusalemma templist, tahan ma teiega hüvasti jätta. Tuletan teile meelde seda kanalit tellida ja kohtume järgmine kord.